siia mändide alla kerkib peagi Arvo Pärdi keskuse uus hoone ja sellest me loodame, et tekib selline inimeste loominguline kohtumispaik, kus lisaks arhiivile ja teadustööle toimuvad haridusprogrammid, kontserdid, filmiõhtud, vestlusõhtud ja see on selline paik, kus inimesed saavad tulla, võtta aega ja süveneda. Kui Arvo ja Noora Pärt kolisid Eestisse, siis nende soov oli, et ka nende arhiiv tuleks Eestisse siia eestikeelsesse keskkonda. Ja siis tekkis ka mõte, et kus arhiiv üles ehitada ja kus sellest välja kujundada selline avalik keskus, et kas see on Tartus, Tallinnas. Kuid Laulasmaa on tegelikult väga oluline paik nii Arvole kui väga paljudele Eesti kultuuriinimestele. Paljud muusikud, kirjanikud on leidnud siin endale kas suvekodu või päriskodu. Ja Arvo jaoks 2 õpetajat veetsid oma suved siin. Tema klaveriõpetaja Ille Martin ja paljude Eesti heliloojate õpetaja Heino Eller. Ja seetõttu ka Arvo käis Laulasmaal väga palju. Meie ülesanne on luua sellist õhkkonda ja sellist keskkonda, mis meenutaks seda impulssi, mis Arvot pani komponeerima, mis ka oleks loominguline ja kus oleks rahu, kus oleks võimalus sissepoole vaatamiseks ja tõsisemat konteksti anda. Ma mäletan Berliinis lapsena, kuidas kodus oli kontor ja see kontori osa kasvas ja ühest mapist tuli 2, 3, 5, 10 ja nii edasi. Ja ajaga tulid ka veel kassetid, lindid, plaadid ja filmid juurde ja niisugusest kodukontorist kasvas siis arhiiv. Ja see on nüüd olnud rohkem kui 30 aastat. Arvo Pärdi arhiiv on isikuarhiiv ja loomulikult ta sisaldab isiklikke dokumente, kuid suur enamus sellest on seotud loometegevusega. Näituseks on ju elementaarne kirjavahetus, kuid on ka väga palju erinevaid helikandjaid, erinevaid salvestusliike, raadiosaateid, erasalvestusi. On fotosid, kavalehti, kuid kõige väärtuslikum ja kõige huvipakkuvam muidugi on kõik see käsikirjaline materjal, partituurid, visandid, skeemid, mis nagu iseloomustavad või kirjeldavad, kuidas üldse üks teoseks sai. Meil on see privileeg, et Arvo töötab meiega koos ja see on ainulaadne olukord, kus ta saab oma kommentaare anda ja kus me saame seda lahti mõtestada, mida ta mõtleb, mis teda üldse liigutas kirjutama ja mis ta tahtis sellega ütelda. Tegelikult see keskus on see terve elu järg ja kogu loomingu järg. Need teosed, mida ta on oma elus kirjutanud, need on nagu lapsed, mis on täiskasvanuteks ja majast välja lennanud. Ja nüüd nad on maandunud, ütleme, keskusesse.